Kas te teate, miks minu loengu nimi on Õnnelik koer? Sellel on väga lihtne põhjus. Pärast seda loengut saate te teha oma koera õnnelikuks ja olla ka ise õnnelik. Ja see on tunne, mida ma hindan väga ja väga kõrgelt. See, kui inimene saab koos oma koeraga olla õnnelik. Koerad käituvad viisil, mida inimesed ei soovi. Ja minu loeng, Õnnelik koer, pakub teile lahendused, kuidas lõpetada ära probleemkäitumine, kuidas leida lahendus koera ärevusele, stressile, mis need üldse on ja mida me saame teha, et koeral oleks parem elu. See on loeng, mis annab teile informatsiooni sellest, kuidas oma koera kasvatada, kuidas temaga igapäevaselt koos elada. See on loeng sellest, kuidas te saate oma koera mõista. Me õpetame teile koera keelt, seda, mida ta tegelikult teile ütleb. Pärast seda on teil võimalik oma koera aidata väga ja väga mitmel erineval moel, sest te saate aru, mida ta teile ütleb. Ja ma leian, et see on üks väga ja väga tähtis aspekt kogu koera ja inimese suhtluse vahel. Sest kui inimene ei mõista koera, vaid sunnib talle peale oma käitumismustreid, siis see ei ole see, mida koer ootab. Ja tihti tekivad selles konfliktid. Ja me arutame, mis on need konfliktid, käitumisprobleemid, millised on lahendused, kuidas me saaksime neid ära hoida, vältida. Kõiki neid teemasid me käsitleme loengus Õnnelik koer. Samuti moodustab loengus suure osa koerte ärevuskäitumine, stress ja mis me saame nendega ette võtta. Kas meil on võimalik stressi ja ärevust kuidagi vähendada? Mis on need viisid, tegevused, käitumismudelid inimese poolt ja millist abi me saame anda koerale, et temal oleks parem elu. Kõiki neid teemasid käsitleme loengus. See loeng on üles ehitatud sellisel viisil, et te saate enamikku sellest loengumaterjalist kasutada oma koera hüvanguks. Te saate lahendada ära nii käitumisprobleemi mured, muud küsimused, mis teid on vaevanud nii-öelda või millega te olete kimpus. Ja loomulikult saab küsimusi loengu ajal esitada ja leiame nendele ka vastused. Kas ma kõiki jõuan aidata, ei julge lubada, aga kindlasti üritan anda võimalikult paljudele inimestele ka personaalseid vastuseid. Mis on koera liikuma vanem jõud? Kas teda paneb liikuma see, kui te käsite koera või paneb koera liikuma see, kui ta ise tahab midagi teha? Sellel on suur vahe. Ja kui me saame panna koera tegutsema sellisel viisil, et ta ise tahab neid toredaid asju teha, mis inimesed eeldavad, et on hea koera käitumise tunnuseks, siis see on ju hulga parem meetod kui see, kui me sunnime teda sellisel viisil käituma. Ja neid käitumislahendusi, kuidas seda teha meeldivalt, ilma igasuguse vägivallata, kõike seda me käsitleme loengus Õnnelik koer. Olete teretulnud osa võtma, piletid on siinsamas video all müügil ning samuti meie kodulehel koertetreening.ee. Lisaks leiate piletid Facebooki lehelt ja kui teil on küsimusi, võite alati pöörduda, kirjutada, helistada, üritan teile vastata. Nii et kui me enne ei kohtu, siis loengus kindlasti. Kõike head ja peatse kohtumiseni.